ma ei ole kunagi koolis käinud, minu vanemad õpetavad mind kodus, ma olen õnnelik. Lõpetasin mehaanikainseneri eriala Šveitsis, kuid arvestades maailmakriisi, olen nüüd banaanipõllumees Brasiilias. Ma olen õnnelik ema ja abikaasa ja salm, mis mind mõjutab. Mis kasu on võita terve maailm ja kaotada oma hing? Või mida annab inimene oma hinge eest? Muide ei ole kirikuliige. Heideti välja, kuna olin liiga iseseisev. Püüdnud järgida Jumalat ilma inimorganisatsioonidest sõltumata. Tead, Jumal, kelle sa tagasi lükkasid, ei ole tõeline Jumal, vaid halvasti tehtud karikatuur temast. Saatan kurat, kes kunagi oli Jumala ingel, kui ta aeti taevast välja ja valitseb seda maailma, on see, kes kujutab Jumalat meelevaldse ja julmana, öeldes, et kuuletu mulle või ma põletan sind tures. Hea vaenlane on see, kes seda pihti maalib. See on vale. Selle musta varju parandamiseks ja suure armastuse ilmutamiseks maailmale saatis Jumal poja, et näidata maailmale, milline ta on. Kristus kinnitas, et kes näeb mind, näeb isa. Kirjeldades oma maist missiooni, ütles Jeesus, issanda vaim on minu peal, sest ta on mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele, ta on saatnud mind tervendama neid, kelle süda on murtud, kuulutama vabadust vangidele ja nägemist pimedatele, vabastama rõhutuid. See oli tema töö. Ta käis ringi tehes head, tervendades neid, keda saatan oli rõhunud. Jumal armastas maailma nii palju, et oli valmis lahkuma oma ainsast pojast riskantse missiooni jaoks, elades 30 aastat maa peal, kus oli oht, et Jeesus võib samuti patuga määrduda ja teda igaveseks kaotada. Kõik see selleks, et kui plaan õnnestuks, võiksime võib-olla saada igavese elu võib-olla. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Kui ma olin 17-aastane, mõtlesin ma, ma usun, et Jumal on olemas ja et ta on armastus, kuid paljud maailma religioonid usuvad mingisugusesse Jumalasse. Kas ma saan tõesti usaldada, et Piibel on Jumala sõna? Kas ma saan ehitada oma elu sellele vundamendile? Siis avastasin ma tõendid selle kohta, et Piibel on Jumala raamat vaata koos minuga täidetud prohvetlused. Danieli 2 kuju ennustas impeeriumide järglust ja kirjeldas neid enne, kui need impeeriumid eksisteerisid. Ja ta ennustas, millal Messias tuleb see täitus täpselt Jeesus Kristusega. Või näiteks ennustas prohvet Hesekiel, et Tüürose linn hävitatakse ja sellest saab koht, kus keset merd võrke just taotada. Ajalooliselt piirasid Tüürost väga täielikult ja põhjalikult Nebukadnetsar I Babyloniast ja hiljem Aleksander Suur, kes kasutas mandrilinna varemeid, et ehitada Teesaare linnani, täites täielikult Hesekieli prohvetluse, et linn hävitatakse nagu kivitipp. Veel üks prohvetlus, mis täitus, oli Babyloonia hävitamine. Prohvetid Jesa ja Jeremia ennustasid, Babyloonia linn hävitatakse, enam kunagi ei asustataks, selle maa jääb laastatuks. Babyloonia, mis kunagi oli suur impeerium, langes pärslaste kätte aastal 539 äkki. Ja lõpuks langes nii palju, et see hüljati joondudes Piibli prohvetlustega. Jeruusalemma taastamine. Jesaja ennustas, et mees nimega Koores annab dekreedi Jeruusalemma ja selle templi taastamiseks.
See prohvetus täitus, kui Pärsia suurvalitseja Küros vallutas Babyloonia ja andis 538 ekvälja dekreedi, mis lubas juutidel naasta Jeruusalemma ja taastada templi. Jeruusalemma ja teise templi hävitamine. Jeesus ennustas Jeruusalemma ja selle templi hävitamist, öeldes, et kivi ei jää kivi peale. Kas mäletad? Täitumine toimus aastal 70 kr. Roomlased kindral Tito juhtimisel hävitasid Jeruusalemma ja teise templi, täites Jeesuse prohvetuse. Arheoloogia on samuti kinnitanud piibli tõesust. Kas olete kuulnud Surnumere käsikirjadest, Qumrani koobastest? Need kirjutati enne Kristust ja kinnitavad Heebrea piibli täpsust ja järjepidevust läbi aastatuhandete. 2000 aastat vana Jesaja rull on praktiliselt sama, mis meil on piiblis täna. Paljud teadlased uskusid, et Taavet oli müüt ja et teda pole kunagi eksisteerinud, kuni avastati Deldani steela, mis pärineb 9. sajandist Ekrer ja mainib Taaveti koda. Moobi kivi, mis pärineb aastast 840 Ekr, leiti Jordaaniast. See kivi kirjeldab Moobi kuninga võite iisraellaste üle, kinnitades piibli jutustust, mis on leitud teises kuningate raamatus. See kivi viitab ka Iisraeli jumalale Jehovale 840 Ekr. Ma võiksin esitada teisi, nagu Pilatuse kivi, Babyloonia toidunimekirjad, mis mainivad Juuda kuninga nime, Taaveti kindlust ja Hesekieli tunnelit. Teine asi, mis mind veenis, et piibel on tõesti väga eriline, ainulaadne ja jumalast, on see, et selle on kirjutanud üle 40 autori ja tekstides on ühtsus. Autorid, kes elasid üksteisest kaua lahus, iga osa piiblist ühendub teisega. Tõenäoliselt olete mõnes piiblis näinud neid ristviiteid. Piibel on ühtne tervik ja kõik sobitub kokku, eriti kui uurida seda alandlikkuse ja palvega. Teine asi, piibli kõrgharidus. Halvad mehed ei oleks saanud piiblit kirjutada, sest see mõistab nad hukka. Tema standard on kõrge, üllas ja nõudlik. Samal ajal ei varja ta oma kangelaste vigu. Kui piibel oleks tõesti muinasjutt, et saada järgijaid ja austajaid, ülistaks see oma tegelasi, kuid see näitab ausalt kõige austatumate patriarhide, prohvetite ja kuningate vigu. Ja vaadake ka piibli mõju. Kui piibel oleks tavaline raamat, ei oleks see kunagi saavutanud sellist mõju läbi sajandite. Ta on olnud ja on endiselt väga kasulik, tervendav ja muutlik positiivne mõju. Olgem ausad, juute peetakse edukaks, sest nad järgivad Jumala seadusi. Lääs on täna väga arenenud, sest nende riigid võtsid omaks piibli põhimõtted õigluse ja töökuse kohta, eriti väga protestantlikud riigid. Ja veel üks asi, Jeesus Kristuse tunnistus piibli osa kohta, mis juba eksisteeris, Vana Testament. Ta tsiteeris pühakirja, ta ütles, et pühakiri ei saa eksida. Isegi esimene. Moosese raamatut pidas ta tõesti sündinud looks, et Jumal lõi maailma 6 päevaga veeuputus. Ta rajas oma elu Vana Testamendi õpetustele. Piibli universaalsus. 3 enim trükitud raamatut maailmas kasvavas järjekorras on need. Koraan 800 miljonit eksemplari. Hiina punane raamat 1 miljard. Ja piibel 5 miljardit eksemplari. See on tõend, et see raamat ei saa olla inimeste väljamõeldiste kogum, vaid selles on midagi tõeliselt üleloomulikku. Ja lõpuks kogemuse tunnistus. Hulgad inimesed on väga kogenud ja tõesti tunnistavad Jumala sõna muutvat jõudu elude üle. Maitske ja vaadake, et Issand on väga hea. Tead, me oleme nii õnnelikud, kristlaseks olemise eelised kaaluvad üles võimalikud kaotused just. Koge ka teekonda loojaga.
ta ütleb, igavese armastusega olen ma sind armastanud, seepärast olen ma sind lahkusega tõmmanud. Tulge minu juurde kõik, kes olete väsinud ja koormatud ja ma annan teile puhkust. Aamen. Austagem seda Jumalat, osutagem talle vabatahtlikku kuulekust südamest. Lõppude lõpuks on evangeelium Jumala vägipäästeks inteed. Mille eest tahab Jumal meid päästa? Meie pattudest. Kõigile, kes teda vastu võtavad, annab Kristus võimu saada Jumala lasteks ja lõpetada patustamine täna ja praegu, kui sa usud. Aga mis on patt? Issanda sõna ütleb, et patt on seaduse rikkumine. See on ainus määratlus, mida Piibel meile esitab. Patt on otsus seadust rikkuda. Jumala seadus keskendub 10 käsule. Esimesed näitavad, kuidas me väljendame armastust Jumala vastu ja teine tahvel armastust ligimese vastu. Seejärel esitavad 2 Moosese ja 3. Moosese raamatud juhiseid igapäevaelu tervise kohta. Meie hüvanguks on tõepoolest rõõm järgida meie Jumala tahet, sest tema seadused on kindlasti õiglased ja head. See on nagu näiteks liikluses. On reegel, et tuleb alati jääda sellel teepoolel ja peatuda punase tule juures. Need ei ole kuberneri kapriisid, vaid reeglid, mis on meie hüvanguks, et me ei sõidaks autoga avariisse ja ei kaotaks. Samamoodi on issanda käsud mõistlikud ja loogilised või? Aga me ei saa kuuletuda oma jõuga. See oleks nagu tahaks ületada Atlandi ookeani aerupaadiga. Me peame laskma oma egol surra ja lubama Kristusel elada ja kuuletuda minus. Nüüd jah, see on lasta Jumalal puhuda meisse ja liigutada meie paati edasi. Kartke Jumalat ja andke talle au, sest tema on kõige kõrgem ja väärib meie austust. Austage issandat, sest tema kohtutund on tulnud ja tema õiglus on igavene. Me peame alati meeles pidama tema suurust ja väge. Jeesus ütles, nagu välk väljub idast ja paistab läände, nõnda on ka inimese poja tulemine. Meie võimalus, mis meil on õigesti teha, on see ainus elu, mis meil tõepoolest kõik on pärast seda tuleb kohus ja Kas politseinik, kes trahve määrab, ei ole tegelikult minu peale vihane? Kas ta ei väljenda oma vihavisiil minu peal? Ei, see on meie hüvanguks. Samamoodi armastab Jumal oma loodut ja kindlasti. Kui ta eemaldab maailma pattu, peab ta ka kindlasti kõrvaldama kõik, kes patust kinni hoiavad. Hing, kes patustab ja ei taha päästjat, see sureb või isegi. Patt on seaduse rikkumine, see on ühe issanda käsu rikkumine. Jeesus ei tulnud seadust muutma, ta täitis selle. Jeesus murdis inimeste loodud reegleid, kuid mitte Jumala sõna. Ta ütles, et enne kui taevas ja maa kaovad, ei kao seadusest ükski ega täpike lihtsalt mitte või midagi sellist. Salomon kirjutas oma elu lõpus, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal toob kohtu ette kõik teod, ka kõik, mis on varjatud, olgu need head või halvad ja halvad. On sõjad ja kuulujutud sõdadest. Elu on nii väga habras. Kui me sellest elust lahkume, millise jälje me endast maha jätame? Surnutel ei ole teist võimalust. Issanda sõna ütleb, et elavad teavad, et nad peavad kindlasti surema, kuid surnud ei tea midagi ja nad on väga teadmatud. Hauas, kuhu nad lähevad, ei ole tööd, ei projekti, ei teadmisi ega tarkust või midagi muud, mis võiks olla kasulik. Seetõttu nüüd, kui oled elus, armasta ja austa Jumalat ning anna talle au ja austust ning tänu ja kiitust, sest kohtutund on juba alanud ning austust.
ja kummarda teda, kes on teinud taeva, maa, mere ja veeallikad. See tuletab meelde 4. käsku. Pea meeles hingamispäeva, et seda pühitseda. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõik oma toimetused, aga 7. päev on Jehova, sinu Jumala päev, palun kindlasti. Sina ei tee sellel päeval ühtegi tööd, sest 6 päevaga lõi Jehova taeva, maa, mere ja kõik, mis neis on, ja 7. päeval puhkas. Seetõttu õnnistas Jehova seda päeva ja pühitses selle. Kas teadsite, et saatan, kurat, oli kunagi taevas valguse ingel? Kuid uhkus ja kadedus valdasid südant ning hakkas vihkama Jumala seadust, tundes vastumeelsust õiglaste eeskirjade vastu. Ta väitis, et inglid ei vaja seda seadust. Kui Aadam ja Eeva pattu tegid, andsid nad maailma valitsemise kuradile üle. Täna on kuradil võim ja ta vastutab nii suure viletsuse ja hävingu eest. Jumal talub mõnda aega, et näidata universumile alternatiivse valitsuse tulemust, mis ei austa tema seadusi. Jumal ootab, kuni kurjus kindlasti paljastub omaenda tegudega. Aga tagasi rääkides saatana vihast Jumala seaduse vastu, mõjutas ta Rooma piiskopi julgeda muuta Jumala pühasid käske. Kristlased 4. sajandini pidasid hingamispäev 7. päeva, mitte pühapäeva. Sama päeva, mida juudid peavad. Jeesus ise ütles, palvetage, et tagakiusamine ei toimuks laupäeval. See oleks kaua pärast Jeesuse ülestõusmist. Kas olete mõelnud, mis juhtuks, kui ettevõttes, kus te töötate, ütleks grupp töötajaid, et nad tahavad iga kolmapäeva vabaks saada? Kas ei oleks direktorite autoriteedi vaidlustamine? Nii see oleks. Rooma piiskop määras, et puhkepäev muutuks laupäevast, 7. päevast pühapäevaks, nädala esimeseks päevaks ja kasutas ettekäändena fakti, et Jeesus tõusis üles esimesel päeval või ütlesid nad, et see pole oluline, millal see on. Lisaks tuletas laupäev Rooma kristlastele väga meelde neid juute, keda vihati väga. Nii et mõnda aega peeti nii laupäeva kui ka pühapäeva üheaegselt pühaks korraga. Kuid aastate möödudes vaadati laupäevale üha halvemini ning sellest räägiti halvasti, kuna see oli piirangute päev. Ei tohtinud teha seda ega teist. Ja pühapäev oli rõõmupäev. Nii sai esimene päev populaarsust. See juhtus 4. sajandil. Samuti eemaldati teine käsk, mis ütleb, et ei tohi teha näiteks kujutisi. Ja et säilitada väga ilus number 10 käsku, jagas paavst 10. käsu 2. Aga issanda seadus on täiuslik psalm 19, iga muutus on taeva solvamine. Isegi loodus tunneb seaduse rikkumise ja maa hävitajate mõju tõesti. Prohvet Jesaja teatab tõde, maa leinab ja närtsib, maailm nõrgeneb ja närtsib, nõrgenevad maarahva kõrgeimad. Tegelikult on maa saastunud oma paljude elanike tõttu, sest nad rikuvad sageli seadusi, muudavad sageli määrusi ja murravad igavest ja väga tähtsat lepingut. Sa näed hävingu, kliimamuutuste, needuste põhjust, eks? See on tõesti Jumala seadusest eemaldumine, mis on viinud meid sellesse olukorda. See on tõesti kurb ja muret tekitav. 7. päev, laupäev on tõesti issanda päev, nädala parim päev, just perepäev. Isegi kui kaotame töö, näitame sellega, et armastame Jumalat kogu südamest. Kas oleksid valmis kaotama oma töö, et päästa inimese elu, keda sa siin maal kõige rohkem armastad? See on siis termomeeter, kas me tõesti väga armastame Jumalat. Meie looja ütleb nii, et isegi kui ema unustaks oma lapse, ei unusta ma sind ikkagi mitte kunagi. Kuidas me ei saaks armastada sellist imelist ja armastavat Jumalat, kes hoolib meist nii palju?
kui sa tõeliselt alistud sellele armastusele, kui su mina on väga murtud vastuseks sellele tõeliselt täielikule armastusele ja sa hakkad vabatahtlikult kuuletuma, siis võid sa tõesti saada täielikult puhastatud oma pattudest ristitud sukeldamise teel, mis sümboliseerib surma maailmale ja isa antud elu vastuvõtmist. Ta lõi selle veesilma, et meid puhastada ja pesta kogu rüvedusest. Räpane ja väga halvasti ja väga lõhnav orbe laps adopteeriti väga rikkasse perre. Ta sai väga lõhnava seebi, täiesti uue rätiku, meeldivalt mõnusa vanni ja täiesti puhtad riided. Aga mis siis, kui laps keeldub vannist või ei taha oma vanu riideid seljast võtta? Seega, taevariiki sisenemiseks peame aktsepteerima teatud tingimusi. Kes varjab oma üleastumisi, ei saa kunagi kindlasti edu, kuid kes neid tunnistab ja hülgab, leiab oma halastust ja rahu. Jätame sellele lehele selle imelise ja väga huvitava e-raamatu, mis demonstreerib samm-sammult pöördumist ja kuidas luua isiklik suhe taevase isaga. Täna, kui sa kuuled isa häält, ära tee oma südant kõvaks, palun ära unusta. Pea meeles, mis kasu on võita terve maailm ja kaotada oma hing